aga Daniil Pareiko tõepoolest siis sellest hooajast, noh, kas julgeme öelda, et võiks olla Narva Transi esiväravavaht? Saab näha. Igatahes avavile sellele kohtumisele on kõlanud taliturniiri kohtumine Levadia ja Narva Trans saanud alguse. Paremasse äärde ja siit juba Liivak võtab hoo üles. Liivakust siis ka saanud karjääri jooksul ääreründaja asemel äärekaitsja, aga noh, selline moodne äärekaitse ehk wingback välismaa keeles. Pall mängitakse kasti taha, sealt tuleb löök, aga see läheb täpselt keskele ja Daniil Pareikole otse sülle. Ja nooruse segu. Number 1 oli Verani 7, Gregor Lehtmets 8, Aleksander Zakarjuka, vaatame ära selle olukorra siit. Maksinkinil tekib võimalus, aga Valnerile otse sülle. Äkki 15 või 20, pakun. Liivak läheb kaugelt proovima ja saab Pareiko hüppesse ka 13. minutil. Levadial hea koha pealt karistuslöök kasutada. Ja tuleb kenasti ka värava alla ja tuleb sealt korralik pealelöök. Mängis Velijev ju Šamaki ridades. Kauglöök tuleb ja teine ametlik liituja alles. Saliste järel, Saliste tulek oli juba ammu teada, siit vaatame tekkimas midagi Levadial. Ei saa Roosnop seda palli kohe nüüd kaasa võtta endaga, siin mängitakse ennast Pareikoga silmitsi ja segatakse teineteist natukene ja löök läheb mööda. Ei saanud, et natukene on puudu jäänud, aga noh jällegi, hooaja ettevalmistus alles käimas. Nüüd siit kohe proovib ja saab Valner sealt näpud vahele, rikošett oli ka vist ja lükkab Valner latti selle palli, nii et ja siit tuleb Trans omakorda ja nüüd Kudrašovil võimalus sealt lüüa ja läheb löögile, aga tema sai vaatame ära selle tulemise, Tambetuu tuleb siit hästi värava alla, lükkab keskele ka veel, seal on pusimist palju ja Poljakov palli taga. Madal pall värava ette ohtlikult ja nurgalöök. Siis ma arvan ikkagi need noored mehed, kes hommikul mängisid, jäävad täna pingile, mis on ka mõnes mõttes igati mõistlik. Ja nüüd on siit mingisugune võimalus tekkimas, aga nüüd saab Kanjev oma proovi kätte ka ja Kudrašov veel otsib seal pingi peal oma kohta elus, aga tuleb pall tagumisse posti, sealt lööb selle Timoška tundub puhtaks, tuleb hästi värava ette ja seal oli nüüd Levadia šanss, aga ja kuna siin tegelikult on Kalevi ja Nõmme Unitedi noored juba väga tükk aega sooja teinud platsi kõrval ja nii see lõpebki natukene naljakal kombel ka, Liivak ei leiagi lõpuks kedagi, kellele auti visata ja kohtunik ütleb, et mis seal ikka, lõpetame siis tänaseks ära. Levadia 0, Trans 0, olgem ausad, õiglane tulemus tänasest mängust.